ilusat pühapäeva kõigile. Kell on mingi 11:30. Ma ärkasin, sõin hommikusööki, tegin endale meiki ja nüüd me lähme kohe poodi, sest et mul on vaja väikest käsipagasi kohvrit, sest et me saime ostetud lennupiletid Karratast Perti ja me lendame sinna 24. juuni ehk siis jaanipäeval ja siis mul on Perdis umbes 2,5 nädalat ja siis ma lendan 13. juuli Eestisse. Nii et mul on mega hea meel, et asjad hakkavad vaikselt nagu ilmet võtma, sest et vahepeal mul oli täiesti nagu teadmatus, millal ma Perti lähen, millal ma Eestisse lähen. Aga nüüd on nagu süda rahul, et mul on kõik need lennupiletid ostetud, ma tean kindlaid kuupäevasid, ma saan planeerida, teha. Et see on nagu nii mõnus tunne. Ja kes iganes Austraaliasse tuleb, siis peab olema selleks valmis, et kogu aeg on muudatused, on väga palju teadmatust, see peab olema superkiire kohaneja, et selles mõttes ma olen siin korralikku elukooli saanud. Ma olen muidu selline, et ma pigem olen kiire kohaneja, aga see Austraalia on isegi mind nagu siin korralikult proovile pannud. Nii et see nädal saab olema siis selline rattaelu kokkutõmbamise nädal. Hakkame vaikselt kohvrit pakkima. Vaatame, mis see nädal siis toob. Igal juhul lähme kohe poodi ja siis ostamegi toidu ära, ostame kohvri ära, kohvri kaalu ja siis lähme õhtul trenni. Praegu on väljas 27 kraadi ja isegi kui vahepeal oli 40 kraadi, siis ma pole ikka veel selle ilmaga ära harjunud ja 27 kraadi on nii palav. Minu jaoks on siuke idekas mingi 24, 23 ja that's it. Mul pole rohkem vaja nagu. Ja täna on isegi jälle nii pilvine ilm. Meil on mingi nädal aega suht sadanud siin. Ma tegelikult täiega tahtsin täna minna või eile või täna minna tändima ja veits päikest saada veel enne, kui ma Eesti ära lähen. Aga it is what it is. Mingi nädal aeg on täiega pilvine ja sadanud, mis on nii veider, sest siin ei saja nagu peaaegu mitte kunagi. Suurem sadu oli viimati mingi 2 kuud tagasi, kui siin olid Cyclone. Ja siis oli vist ühe korra veel sadas, aga muidu nagu üldse mitte. Kutsu! Ui! See on põhimõtteliselt nagu Eesti Jysk. Siin on kõik asjad hästi-hästi odavad ja siin on hästi suur valik. Okei, kohvri valik on täpselt selline. Kas siis see, ma ei tea, kas õiges mõõdus on too või siis siuke või roosa. Okei, ja rohkem siin poodi ei ole, kus kohvreid müüakse. See on ka ainuke roosa. Äkki ma võtan üldse roosa? Okei, ma mõtlen. Ma arvan, et tuleb ikka see. Mulle meeldib rohkem naturaalne värk. Ma pean ikkagi võtma roosa, sellepärast, et kui ma võrdlen neid mõõte ja asju oma vahel, siis see on 2,8 kilogrammi ja see on 3,5. Ja kuna iga kilo või gramm on arvel, siis ilmselgelt see mõttekam võtta. Ja sellel on nagu veits väiksemad mõõdud. Tegelikult see mõõt peaks olema, nagu lennukis on lubatud, kuni 23 sentimeetrit. Ja see on 25 sentimeetrit, nii et see on natuke suurem, aga ma ikkagi võtan igaks üks selle ja see on viimane, mis siin on. Ja roosa on cute ka tegelikult, nii et it is what it is jällegi ja võtame siis selle. Mul on vaja midagi šampoonide jaoks, sest mul on suht suur šampoonipudel ja ma pean need panema kuhugi väiksemasse kohta. Nii et ma vaatan siit ka mingi asja. Ma arvan, et ma võtangi selle sama, sest mul on šampooni suht palju alles ja ma arvan, et nad mahuvad siia 3 nagu ilusti ära. Ja mis selle hind on? Ma ei saa mitte midagi aru, siin on nii halvasti organiseeritud. See ei ole see. Ma ei tea, ma ei leia ühelgi asjal hinda. Ma ei leidnud kohvril ka hinda. No oletame äkki $10, siis sama. Okei, siis mul on vaja kohvrikaalu. Ma ei tea, kas ma võtan roosa, lilla või beži. See roosa läks juba nii nunnu. Nii hästi sobib ju. Aga võtamegi siis roosa. Full roosa manna. Ja siis ma otsustasin, et ma võtan selle asemel hoopis siukse asja.
See on siis mingisugune travel organization set. Nii et siin on juba need sees ja siis ma saangi oma sokid ja pesud ja asjad kuhugi ilusti ära panna. Auto. Hello. Yes. All good? Yeah. Oh, thank you, man. Thank you. So cute. Terve küla on kohal. Ta vist laeb veits. Aga see on mega äge. Kuu, Veenus, Jupiter, Merkuur. Haige jah. Hello, täna on laupäev. Ma hakkan kohe liikuma kliendi juurde. Üle pika aja saan teha ühe jumestuse ja soengu. Ma mingi hetk update'in teid, mis üldse siis vahepeal toimunud on ja mis on edasised sammud ja kõik muu. Aga praegu lähme sõidame kliendi juurde. Mis mu justega toimub, aga sain kliendi tehtud ja mul läks aega 1 tund ja 15 minutit. Ma ise ka ei uskunud, et ma selle nii kiiresti valmis tegin. Aga kui me kliendiga rääkisime nagu Messengeris, siis ta ütles, et ta tahab midagi hästi nagu loomulikku ja kerget ja lihtsat, et tal on nagu suht nagu kiire hommikul, et siis midagi keerulist ei hakka tegema. Ja siis ma olingi nagu sellega arvestanud. Ja meigi osas, jah, me tegimegi väga lihtsa ja õrna meigi, selle saime nagu kiiresti tehtud ja tal olid endal juba ripsmepikendused olemas. Vabandust, aga ma ei tea, mis mu justega toimub. Ma panin keeli või seda lakki endale pähe enne ja nüüd mul on nii vastikud. Jah, et meik oli lihtne ja siis hakkame soengut tegema. Ja girl, mida? Lihtsalt hakkasime soengut tegema ja siis tuleb välja, et ta tahab, et ma teeks talle soengu niimoodi, et tal on see suur massiivne peavõru, on juba pähe pandud, on ju. Ette teeme väiksed lobikesed, see on nagu regular. Ja siis ta tahtis, et ma punuksin talle 2 poole. Siis nii-öelda patsid sinna peavõru nagu sisse ja siis taha tuleb up to. Tal olid nagu kõige paksemad juuksed, mida ma kunagi katsunud olen. For real. Tal olid nagu siuksed. No ma panin nagu taha patsi, on ju valmis, enne kui ma hakkasin aptut tegema. Ja for real, nagu selline. Et mul isegi ei mahtunud nagu pihku ta pats ära. See oli nagu nii suur. Ja siis ja tal olid veel juuksepikendused ka. Ja tal olid räigelt nagu siledad juuksed. Seega väga selline keerukas juuksetüüp, millega töötada.
aga ma sain hakkama ja tund 15 läks meigi ja soengu peale. No selles mõttes ma tean, et kui on vaja, siis ma võin olla väga kiire, sest et ma olen moeshowdel, olen väga palju meikerina käinud ja noh, seal on reaalselt niimoodi, sul tuleb inimene, nii 10-5 minutit järgmine vaata. Et ma võin nagu teha kiiresti, aga ma ise ikkagi ei naudi sükst kiirustamist, et ma tahaks iga kliendiga, ma võiks mingi 3 tundi teha. Aga noh, see ei ole jällegi kliendile mõistlik, on ju. Igal juhul jah. Täna siis oli mu viimane klient ka ratas. Hakkame siis vaikselt kohvrit pakkima. Okei, ma pean ikkagi tegema väikese lõunauinaku, sest et mul on kurk veits veider ja mul hakkas nüüd peaga valutama natuke. Niisugune nagu uimane on olla. Seega ma vaatan, natukene proovin lihtsalt puhata. Okei, ma arvan, et mul on vist mingi väike palavik tekkinud. Täiesti olen vist. Aga no mul ei ole siin kraadiklaasi. Aga mul on, selle järgi ma saan aru, et mul on nagu hästi külm. Ja siin majas mul ei ole tavaliselt päeval nagu külm. Nii et ma olen jah 2 teki all ja mul on nagu siuksed külmavärinad ja mingi pea valutab. Nii kahju nagu, kui on vaba päev ja mul on nagu nii palju asju mõttes, mis ma tahaks teha, siis lihtsalt tervis ütleb, et ei puhka. Võt nii kiiresti võtabki haigus jalad alt ära. Hakkame siis kohvreid pakkima. Okei, kõigepealt ma tahaks pulli pärast kaaluda ära oma meigikohvreid või meigikotid, sest et kõige rohkem on mul meigi asju. Kuna need on mu töövahendid, siis ma ei saa nendega mitte midagi teha, aga minu basic meigikohver. Ma arvan, et see võib olla, palju see võib olla. Ma tahaks öelda 5, aga see tundub liiga vähe. Seega ma ütlen 8 kilo. Niimoodi puusalt. Kaalume ära. Panen selle julla. Panen siia kohvri külge. Panen selle niimoodi ülesse. Ja see on 5 kilo ja 30 grammi. Seega, no ikkagi 5 kilo. Ma arvasin, et on rohkem. Aga okei, 5 kilo kohvris juba läinud. Vaatame edasi. Ja see ei ole mu kõige raskem meigikott. Okei, mul on 23 kilo pluss 8 kilo. Umbes 30 kilo siis. Ma ei saa, kuhu ma need asjad panen reaalselt. Ja kõige suurem kahetsus, miks ma Eestist nii palju asju kaasa võtsin. Ma võtsin Eestist terve kohvritäie asju kaasa. Miks? Järgmine kott. See on väga raske. Ma näitan siis, mis mul siin kotis on. Meigipintslid, lokitangid, matt, käterätt. Ma just käisin kliente tegemas, siis mul on veits lahtiselt need. Siis esimene meigikott. No see on väike kerge. No see on juba raskem. Siin on mul kõik huuletooted ja mingid jumekad ja asjad. Siis järgmine kott. Siin on mul mingid juuksestapp. Keelid, juukselakid, klambrid, peegel, vesi, sirgendaja ja veits mingit pudipadi. Okei, vaatame, palju see siis kaalub. Okei, no tegelikult see ei ole nii raske. Tegelikult ikka on. Kurat, ma ei tea ju.
see on 6,5 kilo. Ehk siis üle 10 kilo. Nalja teete või? Ehk siis, kui ma tulen sulle meiki tegema oma 2 kotiga, siis mul on 11 kilo asju kaasas. Palju meil siis alles on? 18 kilo on siis ruumi veel muude asjade jaoks. Hakkame siis vaatama. Vaatame siis mu riidehunnikud üle. Ma lugesin kokku. Kõigepealt, mul on räigelt vähe riideid siia kaasa võetud, mis on väga hea. See teeb pakkimise natuke lihtsamaks ja teate, kui kerge elu on selle nii-öelda kapselgarderoobiga. See on nagu nii easy. Nii palju vähem valikuid ja palju kiiremini saad ennast riide. Igal juhul ma lugesin kokku, et pükse koos nendega on mul kokku 11 paari. Pooled on siis trennipüksid, jõuksipüksid. Ärke mul on kokku 13 ja siis mul on 1 pusa ja siis mul on 1 kleit. Ja siis ma panin ära endal siia kotikestesse pesu ja sokid ja that's it. No mingi paar riiet on mul pesus. Need ma nagu arvutasin siia sisse, aga need on mul pesus, mingid väiksed. Selles mõttes on hea, et kui sa oled siuke lühike ja sul on väiksed riided, siis need võtavad ka räigelt vähe ruumi. Okei, igatahes see on mu kogu riiete patakas ja need ma panen kreppkotti või vaakumkotti, mille ma tõmban siis tolmuimejaga kinni, mis on mu lemmikasi, nagu lemmikhäkk reisimisel või üldse, kui sa kolid, panna kõik asjad kreppkottidesse, et teeb elu nii palju lihtsamaks ja kohvris saab nii palju rohkem ruumile. Ja siis on mõned asjad, mis ma viskan ära. Mingid riided, ära tuhmunud mingi spordirinnakas, siis minu töö, Nike-retud. Mul tuli siia mingi auk sisse, reaalselt kandsin ribadeks. Need Nike-retud on vist mingi 10 aastat vanad äkki või? Ja nendega ma jooksin / matkasin oma elu pikimaa distantsi 46 kilomeetrit. Nii et võib nendega ilusti head aega öelda. Nad on oma elu ära elanud. Ja siis mul oli veel 1 kleidikene, mis on ka täiesti pesus ära tuhmunud. See on mul ka mingi mega vana, lihtsalt siuke lebokleit. Siis 1 dressipüksid, no need olid mul nagu lemmikud dressid reaalselt. Kodus kandmiseks, mingi trennis käimiseks ja mul tantsuklassis mul jäi see konts pükste vahele kinni ja siia tuli auk. Nii et neid ma kahjuks viskan ka ära. Siis ma ostsin Kaamardist mingi täiesti suvalise sellise lebotamise särgi, aga kohutav materjal. Nii et sellega mul ei ole kahjuks midagi teha. Ja siis mul töökaaslane Emma jättis mulle selle mõnusa tööfliisi, kui hommikuti on hästi külm. Nii et selle ma arvan, et ma lihtsalt kingin järgmisele töötajale edasi, kui ta tahab seda muidugi. Sest et mul ei ole seda enam vaja ja see võtab palju ruumi. Selles mõttes Emma tahtis seda anyways ära visata, aga ma olin mingi, mul on vaja mingi paar nädalat, suht külm on vaata. Et jah, kuna meil on siin nüüd talv ikkagi. Ja voila! Kõik minu riided mahuvad mulle siia ära. See on nii hea ja nii easy, reaalselt. Ma sain kõik oma asjad nüüd kohvritesse ära pandud ja tegelikult mul on isegi veel natukene ruumi üle mõnes kohas, mis on väga tore üllatus. Vedelad tooted, ma ei ole neid pannud nagu eraldi kotikestesse. Ma lihtsalt tahtsin näha, kas mul üldse mahuvad kõik asjad ära ilusti 2 kohvrisse
ja et palju kaalub, et kas ma pean veel ruttu midagi ära viskama või ära müüma. Sinna ma panin siis kõik enda mingid riideasjad, on ju, ja siin on tussud. Sellega tundub fine, mul on vaja lihtsalt ühed plätud siia veel panna. Ja siinpool on siis kogu mu töövarustus. See mahtus ka ilusti ära, täitsa nagu üllatav. Siis siin on lihtsalt siuksed igapäevased olme mingid asjad, siis dokumendid ja siia ma panin tehnika, arvuti ja asjad. Hetk. Esimene kohver. See tegelikult ei tundu väga raske, aga ta võib olla selle 7-8 kilo vahe. Ja see vist võis olla 7 kilo või 8, ma pean üle kontrollima. Oi, okei, see on peaaegu 10 kilo. 9 kilo ja 700 grammi. Okei. Nüüd just kõige toredam uudis. See kohver võib olla 23 kilo ja selle osas mul on väga suured küsimärgid. Ma arvan, et see võib olla kõvasti raske. Ma ei jõua seda isegi üles tõsta. Ma ei jõuagi. Issand, oi, okei. Võtame siis kõik asendi sisse. Okei, 22 kilo. Okei, ehk siis mul on kokku 31 kilo. Väga napikas. Ma teeks selle nädala update'iga, mis siis vahepeal on toimunud ja mis on edasised sammud ja kuidas nüüd edasi elu läheb. Auto, see, mis ma rääkisin, et ma nii loodan, et saab kas või $1000 müüdud, see vana pann, see läks lammutusse. Sellega on nüüd kõik, seda autot enam ei ole, see ei kõlbanud mitte kuhugi. Üks mehaanik käis vaatamas, et ütles, et ei, et selle auto eluiga on täiesti läbi ja põhimõtteliselt väga-väga kallis oleks see mootori väljavahetamine siis täielikult, aga seda ei ole mõtet teha, ju. Igal juhul, sellega on nüüd hästi, see sai nagu enda nimelt kaelast ära, sellega ei pea enam muretsema. Siis ma vahepeal rääkisin, et ma otsin Perti on ju tööd, aga kuna ma lendan Perti nüüd 24.06 ja mu Eesti lend läheb 13.07, siis see on ainult 2,5 nädalat. Ehk siis ma otsustasin, et ma ei lähe ikkagi tööle. Olen tublisti väikse puhkuse välja teeninud ja lihtsalt naudin viimaseid nädalaid Austraalias ja pigem proovin teha oma südameasju ja pigem võtan siis meigikliente vastu veel viimased nädalad. Mul ongi päris mitu meigiklienti juba kirjas, ma teen ühte meigikoolitust ja siis ma otsustasin, et enne kui ma Eestisse lähen, siis ma tahan teha sellise mõnusa loomingulise päeva. Ma broneerisin siis hästi sellise ilusa, kõige ilusama stuudio, mis ma leidsin Perdis. See on 2-korruseline, seal on hästi palju erinevaid võimalusi, nurkasid, valgusemänge ja ma võtsin endale video ja fotograafi Ruti, kellega ma olen siis varem ka pildistamas käinud, kes elab Perdis ja siis ma kutsusin endale 2 modelli ja mul on siis plaan teha ühe modelliga sellised ilupildid jumestusest ja teise modelliga ma tahan üles filmida sellise hästi puhta, professionaalse online meigikoolituse, mille ma tahan lisada üles siis enda tuleviku veebilehele, mida mul veel ei ole, aga millega ma tegelen. Ja ma otsustasingi, et ma tahaks seda teha Austraalias, sest et ma arvan, et Eesti stuudiod on, kõik on nagu nii läbi kasutatud ja samamoodi Eestis on suhteliselt vähe inimesi, on ju, et siis modellid ka väga palju korduvad jumestajate profiilidel
et ma mõtlesingi, et enne kui ma Perdist ära lähen, et siis ma tahaksin midagi luua ka. Midagi, mis nagu mul südames särama paneb ja midagi sellist mõnusat ja loomingulist. Et ma siin ka ratas olles, tööd rülgades, ma lihtsalt nii tunnen puudust oma loomingu väljendamisest. Ja ma arvan, et see on selline väga hea viis. Nii et ma nüüd tegelen sellega, et panna paika konkreetsed inspo, pildid, asjad. Peangi leidma endale hairstylisti, keda ma tahan kaasata. Et jaa, saab põnev olema ja seda ma siis korraldan 29.06. Nii et juba varsti tegelikult. Ja kui ma Eestisse jõuan, siis ma mõtlesin ka, et ma kuskil pool kuud kindlasti tööle ei tahaks minna. Et siis on Eestis ka, et ma saan rahulikult sisse elada, saan kõiki näha, catch-upida. Nagunii on mingid pulmad, tüdrukute õhtud, sünnipäevad. Et võtan nagu rahulikult ja siis augustis vaatan, et mis ma üldse selle tööga teen. Igal juhul jaa, mõelda on palju. Tunded on väga niimoodi. Kohati on nagu räige elevus ja üldse nagu kuidagi rõõm elu üle. Aga samal ajal on nii palju asju, mille peale peab mõtlema. Ja väga palju on nagu korraldada just. Aga ma pigem valin selle, et mul on nagu midagi alati toimub ja on siuke huvitav, kui see, et ma lihtsalt tiksuksin. Nii et jah, ma nüüd lähen puhkan, sest et ma ei tunne ennast täna kõige paremini. Ma arvan, et see nädal tuleb ka trennivaba nädal, sest et kohe-kohe paari päeva pärast on lendamine ees ootamas ja see on reaalselt viimane asi, mida ma tahaks, et haigena lennata. Nii enda kui ka teiste pärast. Seega ma üritan to the max nüüd terveks saada. Ma lihtsalt tunnen, et mul pea kumiseb, mul on kurk valus, siuke vahepeal on külm, vahepeal on mega palav. Et midagi on nagu jah, paigast ära, et ma proovin nagu mitte haigemaks jääda.